tere kõigile, pole ammu enam videosid teinud. Mul on selle kodukino jaoks on jäänud tõeliselt vähe aega ja seetõttu ei ole ma ka selle kodukino teemaga praegu edasi tegelenud teile videote tegemisega just selles suhtes, vaid ka praegu räägin teile hoopis mingist seadmetest, et see läheb selles mõttes kodukino alt välja, aga ma olen sellel kanalil nagu seda kahte teemat hoidnud üldiselt algusest peale, et üks on see kodukino teema ja teine on ka need seadmed, kuidas neid videosid teha ja mismoodi see käib. Et ma loodan, et ka selliseid huvilisi ikkagi on mõni, aga olen teile lubanud, et teen siis Tascam Mixcast 4-st ülevaate ja Mixcast 4 on siis helimikser, digitaalne helimikser, ütleme nii. Ja kes ei tea nendest midagi, siis ma teen lühikese sissejuhatuse ka, et mis need üldse on ja kus neid helimikserid meil kasutada saab. Just ütleme nii, et näiteks kui tahad teha mingisugust podcasti, tahad teha kas siis mingid kas või koosolekuid Zoomis või mingis muus programmis või teha videosid, nagu mina näiteks teen, siis mille jaoks need seadmed head on paari sõnaga ja siis ühtlasi liidan sinna juurde selle Mixcast 4. Nii, aga nagu te siin näete, siis see siin on nüüd see Mixcast 4. Väikese sissejuhatava video ma tegin siin paar kuud tagasi. Nüüd ma olen seda paar kuud kasutanud ja esimesed muljed on nii-öelda käes. Enne seda ma kasutasin Yamaha helimikserit, et suhteliselt klassikaline helimikser. Siis antud variant on siis hoopis teistsugune. Aga Tascam on tegelikult väga tuntud audioseadmete firma ja teeb väga häid asju. Aga selline seade on neil esmakordne. Ja mis see on, kuidas seda kasutada? Tegelikult põhimõte on väga lihtne. Kui sa tahad kasutada mingisugust mikrofoni, päris mikrofoni nii-öelda, millel on siis XLR-pesad, näiteks midagi sellist nagu minul siin on, siis see vajab seadet, mis suudab selle mikrofoni heli muuta arvutile arusaadavaks. Et on erinevaid lihtsamaid, odavamaid seadmeid loomulikult, hinnaga seal võib-olla isegi 50 eurost, ütleme korralikumad seal, mida võib tasub osta, on seal kuskil 100-150 eurot vahemikus. Aga nad kõik tegelikult teevad oma töö ära, lihtsalt pole nii palju funktsioone. Aga mikrofoni sisse rääkida ja siis saadab heli arvutisse, see helimikser ka lihtsamal koelisem tegelikult ikkagi, et ta teeb oma töö ära. Ja antud seade on lihtsalt suuremate võimalustega. Ehk siis ma saan teha siin väga erinevaid asju ja ühendada rohkem mikrofone. Minu varasem seade Yamaha helimikser oli 4 mikrofoni ühendamisvõimalusega ja ka antud seade tegelikult toimetab endas 4 mikrofoni. Saab järgi ühendada 4 mikrofoni, lisaks saab järgi ühendada USB-ga mingisuguse seadme, siis Bluetoothiga mingi seadme ja telefoni siis juhtmega. Et telefoni pühendada mõlemas variandis, mõlemad võivad olla telefonid tegelikult, aga siin pildina on siis näha, et üks on nagu telefoni märk ja teine on Bluetoothi märk, et need on suvalised seadmed, lihtsalt vahet ei ole, kas siis juhtmega või juhtmega poolt ühendada. Ja selles suhtes ta on spetsiifilisem seade nüüd, ütleme nii, et sellisele podcasterile ehk podcasti tegijale või siis, kes tahabki rohkem võib-olla teha ka live-ülekandeid, neid selliseid videosid, et võib-olla sobib rohkem kui siis minu varasem seade. Ja paari sõnaga, miks ma ostsin selle Yamaha, nüüd juba päris mitu aastat tagasi, on tegelikult sellepärast, et varasem, mis mul oli valida, oli, kes osta see Yamaha või osta siis Rodecaster Pro. Ja ma tegelikult ostsin Yamaha just sellepärast, et ma teadsin, et see kindlalt töötab. Ta on stabiilne, ütleme nii, et seal ei ole midagi
sassi minemas, et seal ei sõltu midagi tarkvarast. Rodecaster sel ajal oli suhteliselt algusjärgus, tal oli väga palju neid tarkvara puudusi. Nüüdseks on ta muidugi täiendatud, väga hästi töötab, aga sel ajal oli ta üsna selline küsitav. Pluss mikrofon, mida mina kasutan, on Rode PodMic ja see tahab saada suhteliselt palju signaali, et ta muidu jääb heli vaikseks. Ja kuigi see Rodecaster põhimõtteliselt sama Rode oma peaks nagu ühilduma selle mikrofoniga, siis tegelikkuses on see, et tuleb vahele panna siis nii-öelda Cloudlifter on selle nimi. Eesti keeles Cloudlifteri nimi on siis põhimõtteliselt helisignaali võimendi, mis omakorda maksab veel üle 100 euro, ehk siis ma otsustasin, et kui ma panen 600 eurot selle all Rodecasteri alla pluss 150 eurot veel Cloudlifterile 750 eurot, pluss ma ostan poole odavamalt, mitte pluss, aga ma ostan poole odavamalt siis Yamaha helimikseri ehk jämedalt mingi 300 euroga, siis ma otsustasin osta Yamaha. Ja tegelikult ta on siiani töökorras, peaks tegelikult maha müüma, et kui ma Mixcasti ostsin. Ja Mixcasti eelis ongi see Rodecaster Pro ees siis, et siin töötab see PodMic tegelikult paremini. Ehk siis seda signaali tugevust on piisavalt, detsibelle on piisavalt, tundlikkust on piisavalt, et mängib valesti öelda, et signaal on piisavalt tugev, mis läheb siia salvestusse, mida te praegu kuulete, et see ei jää liiga vaikseks, et mul on ka seda mänguruumi, et ma ei pea heli tegelikult põhjas hoidma. Ja üks vahetuse põhjuseid, miks ma läksin siis veel sellest Yamaha pealt sellise digitaalse seadme peale, on loomulikult see, et siin saab salvestada seadme sisse. Ehk siis ma saan teha väga mugavalt podcaste või näiteks lihtsalt salvestada sama juttu. Praegu see sama jutt ka salvestub siia helimikserisse tegelikult sisse. Praegu punane tuli põleb, ehk siis salvestus toimub. Ja nüüd, kui ma selle põhimõtteliselt lõpuks ära salvestan, siis ma saan selle väga lihtsalt arvutisse üle kanda. Ehk siis mina panen selle kokku oma selle pildifailiga, aga kui ma teeksin podcasti, siis ma räägingi selle sisse ja põhimõtteliselt ongi olemas salvestatud, ma ei pea kasutama arvutit, et mul on siin väga palju muid asju ka, väga palju võib lahe öelda, aga mul on siin veel näiteks lisaks helimikserile on mul siin veel ka videomikser ja samamoodi eesmärk see, et võtta see arvutist seda koormust vähemaks, et läheks juba arvutisse nii-öelda valmis signaal nii video kui heli kujul, et ma ei peaks seda enam hakkama arvutis töötama. Pluss mul on näiteks juhtunud siin olukordi, kui mul oli veel see Yamaha helimikser, siis salvestas arvuti seda või siis salvestus lausa otse pilve, näiteks kui mõni Zoomi koosolek oli või selline Zoomi ülekanne ja on juhtunud, et salvestust ei ole tekkinud. Antud juhul mul võtabki see Tascami Mixcast 4 võtab mul selle pinge maha, et ma saan otse salvestada siia seadmesse. Vajutan nuppu, salvestus toimib. Ja kindlasti jääb mul siis see alles. On mõte teha ka podcasti, eks näis. Ilmselt mitte teie sihtrühmale, ega tea, võib-olla ka teile. Aga vaatame, kuidas see kujuneb. Lihtsalt on seade selleks ka võimeline. Pluss, siin on igasugused lisafunktsioone. Ma saan põhimõtteliselt tekitada erinevaid heli, näiteks otseülekandes küsin midagi, tuleb hea vastus, vajutan nuppu, saan lasta aplausi, saan teha siin muid helisid, saan lasta endale piiksu, et kui ma ütlen midagi, mis ei kõlba öelda, lasen piiksu peale või mingeid muid helisid saan siin teha. Näiteks, et siin neid erinevaid võimalusi on. Lasen trummiheli või väga lihtsalt panen näiteks taustale muusika mängima, et ma ei pea kasutama enam arvuti abi selleks, vaid panengi mängima siit otse
telefonist. Nüüd ta mängib, ma tõstan siit, see on Bluetoothiga ühendatud mul ja mul ei ole muud teha, kui lükkan lihtsalt heli peale siit. Nagu kuulete, nüüd on taustal muusika. Ja väga lihtsalt see siia tuleb, võin panna kõvemaks või võtta vaiksemaks, nii nagu endale paras tundub. Võin jätta siia taustaks mängima, et mängib muusika taustal, siin ma ka näen seda, et see on olemas, signaal tuleb ja selle mõttes väga mugav. Siin saan liigutada oma helitugevust, praegu mul on ühendatud mikrofon siia, sliderit tõmban vähemaks, läheb heli vaiksemaks. Vaatasite Yamaha sedasi, Yamaha väikest tutvustust oli samamoodi, päeva lugu. Saan väga lihtsalt pluss mute'i peale panna. Ehk siis heli ei olnud, kui vajutan mute klahvi alla. Ja muidugi, ütleme, need on sellised tiluliluvärgid. Kõrvalapid saab järgi ühendada. Kui mul on 4 osalejat, nii-öelda näiteks mul on siin variant, et panen 4 kõrvallapiga järgi. Praegu mul on järgi siin 2 erinevat, aga põhimõtteliselt saan siin reguleerida eritugevust. Ja see pluss muidugi siin on väga palju heliseadeid siin sees ka, et erinevad menüüd. Saan siin põhimõtteliselt kõike sättida ja reguleerida. Sellesse menüüdesse ma tegelikult ei süvene, sest kui teid see seade huvitab, siis tasub lugeda põhimõtteliselt kodulehe pealt, tootja kodulehe pealt, pluss on siin minust tunduvalt paremaid ülevaate tegijaid selle seadme jaoks. Aga mina kasutangi seda suures osas live ülekannetel, ehk siis mikrofonist läheb mul siit heli sisse. Varem töötas mul Yamaha seda heli, nüüd töötab see Mixcast 4 ja siit läheb USB juhtmega juba arvutisse. Ehk arvuti näeb seda seadet nagu tavalist USB mikrofoni. Kõik, mis ma siia järgi ühendan, arvuti ei tea sellest midagi, arvuti arvab, et minul tuleb mikrofoni heli, tegelikult mul tuleb siin kõike muud lisaks. Juhu. Ja selles mõttes on ta hästi nagu mugav. Nii, tõmbame selle tausta muusikas ikka maha. Et hästi, ütleme nii, et see on lihtsam kasutada mõnes mõttes, kui see Yamaha. Minul muidugi vahet ei olnud, aga hinnast on ta muidugi kallim. Hinnast on ta kallim, hinnaklass üle 500, ma täpselt mäletan, mis ma maksin, et ta maksab umbes sama palju kui Rodecaster Pro, et nad on enam-vähem samas hinnast taskama natukene odavam vist. Aga miks ma selle valisin ja just mitte Rodecasterit tänapäeval, siis just nimelt sellepärast mul see mikrofon töötaks paremini ilma cloud lifterita. Okei, et kes ei ole selle teema kokku puutunud, ehk siis ei tea midagi, et kuidas seda kasutada, tavaliselt kasutavad. Tavalised inimesed kasutavad kas siis otse arvuti mikrofoni või siis USB mikrofoni. Ehk siis ostetakse mikrofon, mis käib otse USB auku. Et mina sellise mikrofoni ei kasuta, ühtegi sellist mul ei ole. Et mul on kas siis kaamerate peale ühendatavad mikrofonid või siis juhtmevad mikrofonid. Et saan siis selliseid kasutada veel. Need seadmed kõik ühenduvadki audiomikserisse, mitte siis otse arvutisse. Tal on väga mugav display, et hea kasutada, et siin on puutetundlik hea ekraan, et näed, mis sa teed, mis toimib, mis on sisse lülitatud, mis mitte. Et ütleme nii, et ma olen selle seadmega rahul, mulle see meeldib ja kuna osa minu tööst eeldabki inimestega suhtlust läbi arvuti vahendusel, ehk siis minu video peab olema hea kvaliteediga, samuti see heli peab olema hea kvaliteediga, et inimestel oleks hea seda kuulata ja vaadata, siis mina olengi panustanud sellistesse seadmetesse, et nad saaksid kvaliteetse pildi ja video enda koju. Et kui ma kasutaksin tavalist arvuti webcami
ja siis seda arvuti mikrofoni, siis oleks see kvaliteet tunduvalt halvem. Kui teil on ka selline olukord, kus te tunnete, et teil on hästi palju neid kas või koosolekuid näiteks üle mingisuguse Zoomi või mingi Meeti või mis Skype'i või mis iganes programmi, siis see heli, mida teised kuulevad, et see oleks hea ja kvaliteetne, siis isegi USB mikrofon teeb seda oluliselt paremaks, et kui te ei kasuta seda tavalist läpaka mikrofoni, mis on sisse ehitatud, et see kvaliteedi vahe tegelikult on väga suur. Aga kui te põhimõtteliselt olete mingisugune koolitaja, siis kui te veel ei kasuta, siis ma küll tungivalt soovitan, et võtta selline tõsisem tehnika kasutusele, teha siis see kulutus sõltub, isegi alustada saab isegi, ma arvan, paarisaja euroga saab seda heli parandada ja pildi parandamiseks võib-olla teine paarsada, et selline 400-500 eurone kulutus ja teie nähtav heli ja pilt läheks siis oluliselt paremaks, et mina arvan, et vaatajad on selle ära teeninud, et ärge nii palju raha alguses kulutage, et võib-olla teil polegi nii kalleid asju vaja. Siin te näete mul veel ühte juhet kõrvas, tegelikult see ei olegi juhe, vaid see on selline toru, et näete, siin on juhe taga ja jookseb selline põhimõtteliselt mitte siis juhe kõrva ja siin ei ole mitte kõrvaklapp, vaid heli tuleb siia otse sisse nii-öelda sellest samast Mixcast 4-st siis. Et ma kuulen, mida siis, kui keegi minuga räägib või siis ka mida ma ise räägin, et kas see heli on okei, et ega mingisuguseid probleeme sellega ei ole. Okei, aga tänaseks tõmban otsad kokku, kõik head ja loodetavasti kohtume jälle mõnes tulevases videos. Kõike head teile!